Yo, what's up, Kristo jälle siinpool. Vlogist teine osa. Teine treeningpäev, esimene päev sai läbi. Otsaesin on täiesti ära kõrbenud. Jah. Päike on terav, tuuline. Täna on eriti tuuline. Täna siis mängisime esimese ringi, treeningringi Pista del Caminos. Ja meiega koos siis mängis Soome tuttavad nimed Joona Heinanen. Shout out Joonale. Ja siis Tuomas Hytjainen. Shout out. Ehk siis Soome nii-öelda suured käed olid kohal. Ja siis kohalik TGA mängija Roman. Tema siis aitas mind natukene välja ka ketastega. Et ma eile panin paar tükki jahedaks. Sorry. Tegelikult jaa, ütleme niimoodi, et ülilihtne on ikka siin nende radadel kettaid kaotada. Eksid hästi natukene ja bye-bye. Aga praegult jah, nüüd me oleme jõudnud siis nii-öelda, mis rada see on meil? See on meil Fountain Hills. Ehk siis me oleme jõudnud Fountain Hillsi. Et proovime siin ka ühe ringi teha. Hästi tuuline on praegu. Näitan korra, siis vaadake, mis siin on. Nii. Ehk siis selline, see vaade praegult purskkaev ei käi. Esimene tii on siis siin samas. Kohe räägin täpsemalt ka. Siin on tuuline. Opa! Siin on päriselt tuuline. Nagu väga tuuline. Rada on siis umbes 117 meetrit pikk. Võtame seda kaarti ka. Jep. Nii, korven siis see samas. Kui ma olen YouTube'is seda vaatan, kas ma saan zoomida ka või? Sain. Okei. Ehk siis, kui ma olen seda videot YouTube'ist vaadanud, selle nii-öelda siis Fountain Hillsi võistlusvideot, siis ma olen nagu alati tähele pannud, et mul kuidagi nagu see rada tundus hästi kaugel olevat, just see esimene korv nii-öelda siis. Aga kui siin koha peal oled, siis ta nagu ei olegi nii kaugel. Aga see faktor, et siin vesi on kõik vahel ja täna on siin nagu eriti tuuline ka. Ühesõnaga vaatame, mis siin saama hakkab. What's up? Kristo jälle siinpool. Tänane päev on tegelikult juba õhtusse saanud, ehk siis nii-öelda teine treeningpäev. Mängisime, nagu ma ütlesin, esimese ringi Pista del Caminos ja teise ringi siis Fountain Hillsis. Mis ma oskan öelda? Äärmiselt tuuline oli täna mängida. Panin 2 kettast losti. Let's go! Et hästi lihtne on eksida just sellega, et kui oled seal nii-öelda viskad jälle oma ideaalsest viskatrajektoorist seal meetrikene siis mööda, kohe on ketas vees jälle. Mis omamoodi jällegi distsiplineerib paremini viskama. Aga me oleme siin pundi peal ikka päris mitu ketast ära kaotanud. Suur shout-out ehk siis tiimimängijale, Team TGA mängijale Roman. So Roman, if you're watching this, shout-out to you. Thank you so much for helping me out. Those discs you gave me, they're money, you know. Otherwise, I couldn't survive here today. So thank you so much. Once again. Mis veel? Kõik poisid on ilusasti ära küpsenud. Ma ei tea, võib-olla on siit video pealt näha ka, et 2 päeva raja peal ja täielik vähk on nagu. Et päike on täiesti ära küpsetud. Päike on hästi terav ja hästi intensiivne, et ilma päikseprillideta ei ole võimalik siin mängida. Sest lihtsalt kõik peegeldab igalt poolt vastu, hästi ere on. Aga it is what it is. Seega. Minu oleks jälle natuke huvitav mäng, et ma kindlasti mängin võistlusega samamoodi prillidega, mis on minu oleks siuke harjumatu mäng natukene, sest tavaliselt ma prille ei ole kasutanud. Aga, kus ma ütlen, iga siis võistlus, iga rada õpetab midagi ja nii on. Kirjutage kommentaaridesse, mis te arvate, mida võiks järgmises vlogis näidata, rääkida. Just seoses siis Arizona, Disc Golf, Phoenix, Pista del Camino, Fountain Hills, mis iganes. Jep. Minu poolt kõik. Peace. Näeme.